Hoides kinni oma minevikust, paned oma tuleviku ootele. Ehmatav tõde ja paljude reaalsus. Mineviku kogemused, olgu need head või halvad, mängivad olulist rolli meie isiksuse kujunemisel ja eluteel. Kuid pidev kinnihoidmine minevikust ja minevikus toimunud sündmustest võib takistada meid liikumast edasi ning avamast end uutele võimalustele. Kui keskendume liigselt vanadele valudele, vigadele või isegi kordaminekutele, võib juhtuda, et meie tulevik jääb paigale. Ootama hetke, mil oleme valmis minevikust lahti laskma. Minevik ei ole sama, mis on olevik või tulevik. Minevikust kinnihoidmine võib väljenduda mitmel viisil. Näiteks, kui hoiame kinni valusatest mälestustest või kahetsusest. Võime jääda nendesse tunnetesse lõksu. See piirab meie võimet kogeda rõõmu olevikus või planeerida tulevikku. Samuti võib minevikust kinnihoidmine tähendada, et me ei julge astuda uusi samme ega võtta vastu võimalusi, sest kardame, et ajalugu kordab ennast. Selline hirm võib meid takistada edasi arenemast ja oma potentsiaali täielikult avamast. Tulevik ei saa alata enne, kui oleme valmis minevikust lahti laskma. See ei tähenda, et peaksime oma kogemusi unustama. Pigem vastupidi. Me peaksime neist õppima ja nendest tugevust leidma. Kuid oluline on mõista, et me ei saa minevikku muuta. Küll aga on meie kätes see, kuidas me oma minevikku vaatleme ja mida me sellest kaasa võtame. Kui suudame minevikuga rahu teha, saame keskenduda olevikule ja astuda paremaid samme tuleviku suunas. Oluline on ka teadlikult valida, kuhu suuname oma energia ja mõtted. Kui suuname oma fookuse unistustele, eesmärkidele ja sellele, mida me tahame saavutada, hakkame looma teed paremasse tulevikku. See nõuab julgust, et võtta vastu muutused ja minna edasi vaatamata minevikust tulenevatele väljakutsetele. Need väljakutsed on olnud vajalikud, et meist tuleks selline inimene, kes me oleme täna. Kokkuvõttes, kui me hoiame minevikust kinni, jääb meie tulevik ootele. Tuleviku võimalused ja saavutused ei saa täies võimsuses avalduda, kuni me pole valmis vabanema mineviku ahelatest. Lastes lahti sellest, mis meid tagasi hoiab, avame end uutele algustele ja võimalustele. Elu on pidev liikumine ja kasvamine ning tuleviku ülesehitamine algab sellest, et me laseme minevikul olla õpetaja, mitte takistus. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!